Me kohtusime Georgiga esimest korda Tartus, Rüütli tänaval. Ma olin nädal aega sõitnud bussiga mööda Eestit ringi ja ma olin hästi väsinud. Aga mul sõbranna ikkagi ütles, et ei, ma pean välja tulema, et muidu me ei näe enne sügist, et suvi tuleb peale. Ja ma läksin välja Georgiga, suhtlesime tol õhtul hästi põgusalt. Ta jättis sellise sõbraliku ja toreda poisi mulje, aga sellist nagu sügavamat emotsiooni mul tol õhtust nagu ei jäänudki. Marge jäi mulle meelde väga särasilmse ja rõõmsa inimesena, kellega ma siis otsustasin mõne päeva pärast ühendust võtta ja otsustasin ta välja kutsuda. Ma ise olin tol hetkel Saaremaale juba läinud, niimoodi, et me lõunale ei läinudki, aga me hakkasime Facebookis suhtlema ja meil oli nagu nii paljust rääkida, et kogu aeg ainult jutustasime Facebookis. Mõni nädal hiljem ta ütles, et ta tuleb koos sõpradega Saaremaale, et me võiks uuesti kokku saada. Ma siis läksingi Saaremaale ettekäändega, et me lähme sõpradega Mändjale jaanitulele. Tegelikult sõpru kaasas ei olnud, olin üksi. Georg on hästi sõbralik, hästi töökas, et ta on nagu hästi selline hooliv ja armastav, selline hästi soe inimene. See ettepanek oli 17. aprill 2019 aastal. Me läksime Noa restorani ja siis nad tõid sellise karbi, mis oli siis kinni seotud. Ja nad tõid mõlemale ja ütlesid, et see on siis selline eriline magustoit enne siis põhimagustoidu siis seda serveeringut, et see on väga eriline ja siis kui Marge selle šleifi avas ja selle karbi avas, siis seal sees oli teine karp ja ta ei oodanud seda ja siis ta vaatas, et kas on ikka kõik hästi, vaatas, et mis minul seal karbi sees oli, et kas mul on ka seal mingi teine karp veel, aga siis ta lühendas ära, et mis karp see on. Lasin põlve peale ja küsisin, et kas ta tuleks naiseks ja Marge oli veidi kohmetu, aga siis tuli see jah vastus. See on minu inimene.